Finalist Mart Mägi esitati parima juhi kandidaadiks siis, kui ta oli Statistikaameti juht. Vahepeal on ta aga asunud juhtima Eesti Posti. Tema kohta on öeldud, et ta tegi statistika atraktiivseks ja Eesti Posti lubab ta teha rahvuslikuks uhkuseks. Mart ise ütles, et juhil on aeg edasi liikuda siis, kui alluvad suudavad langetada kõiki otsuseid ise, lähtudes organisatsiooni väärtustest ja eesmärkidest. Milline juht on Mart tema Statistikaameti kolleegide arvates? Minu jaoks on oluline, et juhil, asutuse juhil eriti, oleks visiooni. Seda Mardil on. Et tal oleks ka selle visiooni elluviimise oskust, seda Mardil on. Et mina tulingi siia tööle eelkõige sellepärast, et Mart tutvustas mulle ühel korral Statistikaameti tulevikuvisiooni ja ta näitas seal materjali ja selgitas seda ja see oli nii huvitav, et ta tekitas minust niisuguse nõukaaegse defitsiidi mulje, et kui ma kohe praegu ei tule, siis ma jään millestki olulisest siin maailma muutmisel ilma. Ta tuleb ja täidab selle ruumi niimoodi ära, et väga raske on nagu ei ütelda, väga raske on mitte uskuda sellesse, mida ta räägib. Nii et selles mõttes mina ütleksin küll, et seda sarmi tal on, seda kaasa kiskumise oskust on tal. Mart on lihtsalt eeskuju ja inspiratsiooniallikas. Et ta võtab ise väga palju ette, teeb ka ise väga palju ära ja keerulistel hetkedel on valmis ka sammu ette astuma, oma juhi rolli täitma ja suudab siis ka ennast kuulama panna. Ääretult vaba ja positiivne suhtleja. Ja see positiivsus on siin just see märksõna, sest positiivsusel on omadus inimestele üle kanduda ja käivitada täiesti uusi protsesse. Hea juhi puhul minu jaoks on oluline see, et juhil on selge ja ambitsioonikas visioon, mida sa suudad kõikidele ka siis arusaadavalt selgeks teha, nii et inimesed joonduvad selle taha. Tal on hea inimeste tundmine või see oskus ära tunda õigeid inimesi, kes kokku sobivad, ehk siis luua see meeskond, kes koos, kelle vahel tekib koos hea sünergia, kes kannavad neid väärtusi ja viivad siis koos kokkulepitud eesmärk ellu. No ei saa jätta märkimata ka seda, et on jube sarmikas ju. Mul oli au näha teda esinemas ühel raamatupidajate konverentsil ja saalis oli siis ju palju raamatupidajaid ja naised enamasti, eks ole, natukene üle 25. Ja väga huvitav oli see, et kui Mart tuli, eks ole, Statistikaametit esindama, hall ja igav asutus, paljud raamatupidajate meelest on igavene tüütus selline, tuli lavale ja võlus need terve selle saalide ja naisi kõik nagu 5 minutiga niimoodi ära. Et pärast seda ma arvan, et sai Statistikaamet hoopis uue nagu brändi maitse nende naiste jaoks, et see oli nagu väga haarav, mida ta tegi. Kuna meil koosolekuruumides on klaasaknad, siis ta piilub sisse ja vaatab, et astub ka mõnikord siis üks prompt koosolekule sisse ja võib ka seal küsida, et kas ma saan kuidagi teid aidata. Astus samamoodi siis ühele koosolekule sisse, aga see koosolek oli siis parasjagu tööintervjuu. Muidugi Mart pistis pea sisse, küsis, kas ma saan teid kuidagi aidata, aga nähes, et võõras inimene on, siis ta kiirelt tõmbas lipsu sirgeks ja küsis, et saame äkki kuidagi vett või kohvi või teed tuua. Ja õnneks ka kandidaat ei läinud rivist välja, kellega me vestlesime ja küsis kenasti, et kas ma võiksin klaasi vett paluda. Nii et see seik läks kenasti ja Mart siis tegi kandidaadile klaasi vett. Oli üks teema, mida ma pidin temaga rääkima, see ei olnud üldse meeldiv teema. Ja ma möödusin temast koridoris ja ta nägi ilmselt, ta küsis vale küsimuse, et kuidas sul läheb. Ma ütlesin, et ma ütlen sulle, kuidas mul läheb, et mul oleks vaja sinuga rääkida. Ja ta ütles, okei, tule nagu mõne aja pärast minu juurde räägime. Ja siis see sõnum, mida ma temaga nagu rääkida tahtsin, ei olnud nii positiivne. Meil oli väikene probleem. Probleem oli minu arvates päris suur ju. Minul oli ta suur. Selle minuti või paari jooksul, mis mina seal hädaldasin, tema tegelikult töötas selle probleemi läbi ja juba pakkus, ma nägin, kuidas ta nagu kaardistas juba järgmised olukorrad, eks ole, et kuidas me sellest probleemist välja tuleme. Ja tegelikult
ta jõudis selle tulemusel, et see probleem pole üldse probleem, vaid pigem isegi mõnes mõttes hea, et olud niimoodi läksid, et noh, me saame nüüd hoopis teistmoodi läheneda sellele lahendusele. Valdavalt minu olukorrad on sellised, kus ta pigem püüab sellest kriitilisest või võib-olla nagu mõnes mõttes ärevast või pingelisest olukorrast ikkagi mõne hea naljaga välja tulla, et ma ei ole nagu kunagi teda näinud kas siis endast välja minemas või teistsugusena, kui ta igapäevases loomuses on. Ja noorem rahvastikuteadlane Mart. Rahvaloendusest sa ei pääse. Iga rahvaloenduse kirik tuleb isiklikult kohale viia. Me arvestame sinuga. 1, 2, 3.